Pärast Hiinat annab Trump Iraanile karmi hoiatuse. Kell tiksub. Teated ütlevad, et võitlus võib alata sel nädalal. Gazas kõrvaldab Iisrael ühe viimastest 7. oktoobri peamistest korraldajatest. Samal ajal puhkevad Eurovisioonil Iisraeli vastased protestid. Meie enda Belami Bellucci läheb salaja Nakba meeleavaldusele. Ja see, mida ta avastab, on tõeliselt šokeeriv. Me sukeldume kohe kõigesse sellesse. Mis sel nädalal toimub? Vaadake Trumpi. Mida ta ütleb pärast oma Hiina reisi? Ta ütles, et ei anna sõjalist varustust. See on suur avaldus. Ta ütles seda täna. See on suur avaldus. Ta ütles seda kindlalt. Aga samal ajal ütles ta ka, et nad ostavad sealt palju naftat ja tahaksid sellega jätkata. Ta tahaks näha, et Hormuzi väin oleks avatud. Nii et ma ei kavatse olla palju kannatlikum. Ei, ma ei kavatse. Nad peaksid kokkuleppe sõlmima. Iga mõistlik inimene teeks kokkuleppe. Aga nad võivad olla hullud. Ja nüüd tema säutsu juurde. Iraani jaoks tiksub kell ja parem on neil kiiresti tegutsema hakata, muidu ei jää neist midagi järele. Aeg on ülioluline. Meie Emily on eemal, kuid meil on 2 imelist külalisaatejuhti. Adi Adil, suurepärane aktivist ja meie sõber Raquel Kapatan, kes on juba 3. korda meie saates tagasi. Ta on endine seersant ja valitsuse pressiesindaja. Okei, kõik, siin me jälle oleme ja mul on tunne, et me räägime sellest iga nädal. Millal see jälle algab? Kas see hakkab jälle pihta? Reis Hiinasse oli väga oluline ja ma arvan, et Trump sihtis selle poole. Hiina oli sellest huvitatud. Ma ütlesin seda ka eelmisel nädalal ühes uudiste intervjuus. Nad olid huvitatud Taiwanist ja kiibi tootmisest. Ning teate ju, neil on maailma parim kiibi tootmine ja kogu see tehisintellekti külm sõda. Me võime kõigest sellest globaalsest malemängust rääkida. Aga Iraani osas, millega Trump välja tuli, mida me ei tea. Shoshana, mis sina arvad? Kuna ma tõesti ei tea, isegi teeselda, et ma tean, mis toimub, oleks nali. Kõik, mida ma tean, on see, et kui Ameerika Ühendriikide tähelepanu on mujal või tegelevad muude asjadega, siis Hiina on väga õnnelik, eks. Venemaa on väga õnnelik, Hiina on eriti õnnelik, sest keegi ei vaata nende poole. Nii et minu jaoks on see kõik umbes nii, et miks keegi ei vaata Hiina poole, miks keegi ei vaata Venemaa poole, miks keegi ei vaata Aafrika poole, miks keegi ei vaata mitte millegi muu kui Iisraeli ja Lähis-Ida poole. Sest tead, asjad juhtuvad pimeduses, aga vaata, ma ei tea sellest tegelikult midagi. Aga Hiina vajab Hormuzi väina avatuna, sest sealt saavad nad suurema osa oma odavast energiast. Raquel, mis sa arvad, mis sellest välja tuli, mida me ei näe? Nagu Shoshana ütleb, tavaliselt inimesed ei astu sammukest tagasi ega vaata kogu malelauda. Kui sa vaatad kogu malelauda, on sul etturid ees ja siis kuningad ja kuningannad. Need on suured globaalsed mängijad ja nad jälgivad alati vahendussõdu. Aga tegelikult on see USA versus Hiina, USA versus Venemaa. 100%. Kui Hiina sellesse sekkub, siis mina näen seda nii, et Hiina on oma sammudes väga strateegiline. Ja põhimõtteliselt on neil ka Iraaniga juba mõõttäis. Ja, kui nad sulgevad väina ja nad on nagu, mida te teete? Ja nad mõtlevad endamisi, et äkki on see siin juba uppunud kulude eksitus. Kas me peaksime veel aega raiskama, et seda toetada? Või on meil juba mõõttäis? Ja nii näedki äkitselt tekkimas partnerlust, mis muidu võib-olla ei tekikski, sest siin on ühine probleem. Siin pole mitte ainult ühine probleem. Ma arvan, et siin on ka ühine agenda, sest Hiinal ei ole mingit ideoloogiat. Hiina keskendub majanduslikule laienemisele. See ongi nende eesmärk. Neid huvitab raha. Neid ei huvita. Nad ei tulnud Iraani päästma. Ja minu jaoks on see juba Trumpi võit, et keegi ei tulnud Iraani päästma. Ei Venemaa ega Hiina. Nii et see, et nad ei sekkunud sõtta ja nüüd nad justkui üritavad mingit kokkulepet teha. Ja ma kuulsin just praegu, lugesin kuskilt, et Trump hakkab Hiinale müüma Alaskalt pärit naftat. Lihtsalt nii palju toimub korraga ja ma arvan, et võib-olla parim asi, mis sellest välja tuli, on see, et Hiina ütles, et nad ei hakka Iraani uuesti relvastama. Kindlasti. Ma arvan, et nad on täpselt nagu sa ütlesid, me vaatame siin väga veidrat justkui 7D malemängu makrotasandil. Ja ausalt öeldes oma Instagrami lehel pidasin ma väikese vestluse oma jälgijatega Instagrami lugude kaudu. Ma küsisin neilt, mis Hiina üldse endast kujutab. Me rääkisime reisimisest, aga siis jõudsime poliitikani.
ja paljud inimesed, kes on Hiinas käinud või töötavad Hiina ettevõtetega, ütlesid mulle, et Hiina teeb seda, mis on Hiinale kasulik. Nad ei tegutse ideoloogia järgi, täpselt nagu sa ütlesid. Alguses ma arvasin, et nad on Iraaniga samal poolel. Nad on Venemaaga ühel meelel, sest nad on USA vastu. Aga nüüd, kui Trump külastas Hiinat, näeme, et asi pole sugugi nii mustvalge. Ja me võime, nagu sa ütlesid, näha kummalist hüvide kokkulangemist. Ja USA ja Hiina vahel. Ja see on minu jaoks hullumeelne. Me elame tõesti väga-väga hulludel aegadel. Seda on põnev vaadata. Tõesti, väga põnev on seda vaadata. Loodan lihtsalt, et meil ei kuku jälle rakette pähe. Aga lõpuks. Meil on esireas kohad. Meil on kindlasti esireas kohad. Aga lõpuks pidi olema midagi, mille ta endaga kaasa võttis. Ja ma arvan, et see ongi nii. Okei, me ei hakka Iraani uuesti relvastama. Me ei sekku. Me vaatame lihtsalt kõrvale. Te saate hormusi väina avatuna. Jätkame. Ma mõtlen, ma ei näe, kuidas see võiks lõppeda teisiti kui režiimi kukutamisega, aga see ei ole lihtne. Need inimesed on nii sügavalt juurdunud nii paljudes provintsides. Nad on 47 aasta jooksul nii palju kahju teinud. Ma lihtsalt ei tea, kas see saab tehtud enne 4. juulit. Ja ma tean, et see on midagi, mida Trump tahaks sellele 4. juulile Ameerika 250. aastapäevale vastu minna võiduga öeldes. Vaadake ja arvake ära, kes veel vajab oma valimisteks võitu. Bibi, tema vajab ka võitu. Võimalik, et valimised toimuvad septembris, kui just sõda ei lükka valimisi edasi. Aga seda ei juhtu siin väga tihti. Ja tema vajab ka võitu. Seetõttu ma arvan ja loodan, tead, me ennustame neid asju iga nädal. Ma arvan, et me võime sel nädalal sõjas olla. Mul on sellest juba kõrini. Ma olen kurnatud, sest sõda tähendab meie jaoks seda, et jah, me jookseme varjenditesse kell 2 öösel, kell 3 öösel ja kahjuks saavad inimesed ka surma. Aga liigume kiiresti edasi teisele lahinguväljale, Eurovisioonile. Oh jumal! Esiteks, ausalt öeldes, kas Iisraelile oleks üldse saanud olla paremat tulemust? Ei. Absoluutselt. Vasakule või tagasi. Nad üritasid meie osalemist keelata. Ja 4 riiki ei ilmunud kohale. 5 riiki. 5 riiki. Kes need on? Aga parim riik. Hispaania, Iirimaa, Sloveenia ja Holland. Ja Holland ja veel üks riik, ma arvan. Seal oli veel üks, neid oli 5. Igatahes, point on selles, et neil ei õnnestunud. Ja EPU, kas nii neid kutsutakse? Nad jäid oma otsuse juurde. Selle eest tuleb neid tunnustada. Nad ütlesid, et ei, me ei boikoteeri kedagi. Iisrael osales, nemad ei osalenud. Need riigid bluffisid ja kaotasid. Nüüd, lisaks kõigele sellele nad muutsid reegleid, sest arvasid, et kuidagi oli Iisraelil ebaõiglane eelis publikuhääletuse kaudu, et me suutsime kasutada oma pehmet jõudu. Jah, seda nimetatakse reklaamiks. Nad kõik teevad seda. See on hullumeelne. Hullumeelne, et Iisrael tahab võita. Juudid tahavad võita. Wow. Kõigi seas Eurovisioon. Asjad, Eurovisioon. Jah, pehme jõud. Jah, igatahes. Ja siis nad muutsid reegleid. Ja uute reeglitega tulime teisele kohale, mis minu jaoks oli parem kui esimene koht, sest esimene koht oleks vallandanud palju sellist, et ma järgmisel aastal ei tule. Ja kõik need teised boikotid. Ja nüüd saame rahulikult olla. Aga teine koht, meie laul, oli maailma 2 parima seas. Ja me ei pea isegi korraldama. Mulle meeldib see. Tead, ma vaatasin seda ja olen ameeriklane. Me ei tea, mis Eurovision on, eks. Isegi mina istun siin autos ja mõtlen, mis see on. Kõige veidramad inimesed, lihtsalt viska nad lavale rekvisiitidega ja see ongi võistlus. Hullumeelne ja laulud on kohutavad. Kohutav, see on hullumeelne, tõsiselt. Nii et ma vaatan seda ja me peame seda vaatama, sest tead, see on kõik vastuoluline, mis iganes ja ma vaatan seda ja siis mu tütar ütleb, sa vaatad minuga. Nad ütlevad, ma ei vaata seda ja nad kadusid ära, ma olen üksi ja vaatan seda. Ja ma olen nagu, ma vaatan ja ma olen... Okei, ja tegelikult ma arvasin, et tema võidab. Kes? Sest tal oli parim lugu, see Bulgaaria oma. Bulgaaria, mulle väga meeldis see. See oli nagu popi, mulle tõesti meeldis see. Ma mõtlesin, et tema võidab. Ja selgus, et ta keeldus Iisraeli hukka mõistmast. Mitte ainult seda, ta pidi ka
ta samuti. Ta hoolitses selle eest, et Iisraeli meeskond teaks, et ta toetab neid. nii et kõigepealt minu jaoks ausalt öeldes parim võimalik vastus, aga nagu ma näen, ei, Noam läheb teisele kohale. Ma olen nagu ei. Ma sõna otseses mõttes säutsusin. Oi vei, me võime selle asja võita ja nüüd teen seda üksi, sest kõik jätsid mu maha. Ma tundsin sama. Ma olin nagu ei. Ja siis lõpuks ta ütles, okei, ta läks, me ei vajanud seda absoluutselt, aga see oli parim võimalik tulemus. See oli põnev, ma olin õnnelik. Kas sa vaatasid seda? jah, ma vaatasin, mu tütar ja tema sõbrad olid umbes esimese tunni jooksul huvitatud. See on palju. Mina ei jõudnud nii kaugele. Laulud. Mina. Lihtsalt hakkasin kaasa loendama ausalt öeldes. aga 2 huvitavat asja. Esiteks oli hetk, kus üks pealtvaataja hoidis käes väikest Palestiina lippu ja noogutas pead Iisraeli loo taktis. Ta lihtsalt läks hetkega kaasa. Sellel polnud mingit ideoloogiat taga. Ta mõtles lihtsalt, Palestiina, jah, see on lahe laul. Rütm haarab sind endasse. Ja teine asi, mida ma tahan Eurovisiooni kohta mainida, on see, et igal aastal on mingi skandaal, viha, kampaaniad meie vastu. Ja me oleme ikka alati esiviisikus. Ja. Sest meie laulud on head. Täpselt. Aastast aastasse olime teisel kohal. See meenutab mulle ka Iisraeli olukorda. Nii palju boikotte, nii palju õudust, nii palju proteste. Ja siin me oleme, saame hästi hakkama läbi kõigi sõja-aastate. Nagu meie majandus. Meie majandus on tugev. Meie turud on tugevad. Vaata seeklit. See, mis praegu toimub, on hullumeelne. Sa arvaksid, et nad õpivad sellest. Sa arvaksid, et nad õpivad, aga ei. Nad ei õpi. Aga mis mulle tõesti huvi pakub, on see, et inimesed ei saa aru näiteks, kui sa avad Threadsi, mis on minu uus, ma ei teagi. Ma ei ole seal, ma ei taha ka olla. Kui sa selle avad. Sa mõtledki, et huvitav, kuidas Iisrael, kes on nii ebapopulaarne, sai nii palju rahvahääli ja vastused on lihtsalt fantastilised. Õige. Ja ma arvan, et ma isegi tsiteerisin, see on sellepärast, et me tapsime Jeesuse ja sealt läkski kõik käest ära. Aga teised inimesed ütlesid, võib-olla nad ei olegi nii ebapopulaarsed kui sina. Täpselt. Tegelikult on asi selles, et kõige valjemini rääkijad ei pruugi olla esinduslikud ja seda on hämmastav vaadata. Ja tõesti, me paneme sellesse vaeva, me hoolime sellest. Mingil põhjusel me armastame teid, ma ei tea miks. Sest me mõistame, kui palju inimesed sellele tähelepanu pööravad ja kui palju inimesed võivad, me saame neile sellega kuidagi ära panna. Aga ma arvan ka, et meie laulud on head, ausalt öeldes. Me oleme head ja tead, mis mulle meeldib? Ma arvan, et see on väga hea, sest viimased 2 aastat, esimene aasta muidugi oli kõige valusam aasta, oktoobriga, lauluga October Rain, mis põhimõtteliselt, ma mõtlen, nad panid meid laulu muutma, sest see oli liiga poliitiline. Selle nimi oli algselt October Rain. October Rain. Ja siis nad muutsid selle nimeks Hurricane. Ja, Hurricane, täpselt. October Rain muutus Hurricane'iks, sest oktoober oli liiga poliitiline. Ilus laul. Me kõik nutsime. Eelmisel aastal Nova festivali ellujäänu vapustav laul. Tõesti vapustav. Ta kirjutas selle laulu. Riley Tema. Kirjutas oma enda laulu. Ja? Nii et ta ei saanud mitte ainult eelmisel aastal teise koha, vaid ka tema enda kirjutatud laul sobib sinna suurepäraselt. Tal oli vapustav esitus. See oli nii ilus. Ma mõtlen, ma nutsin. Ja Joss aastal on meil tunne, et me justkui väljume traumast ja meil on rõõmsam, elavam laul, mis võib-olla tähendab eri asju, näiteks seda, et Michelle jätab selle mehe maha, mis iganes see ka poleks. Mulle tõesti meeldib viimaste aastate areng, kuigi sa oled visionäär. Viimane asi, mida ma Eurovisiooni kohta ütlen, on see, et tulles kommunikatsiooni ja suhtekorralduse maailmast, siis halb reklaam on ka reklaam, sest nad teevad seda kõike. Ja mida sa arvad, mida see teeb? See tõstab Iisraeli artisti esile ja aitab näidata, kui andekas ta on. Paljud BBC ja Sky Newsi lood räägivad Iisraeli osalemisest, jah? Ja siis kohtuvad nad selle mehega ning see BBC naine hakkab temalt väga keerulisi küsimusi küsima. Ja ta on lihtsalt tore mees. Ma tean. Ma arvan, et see on kõige tugevam. Tahab püsti tõusta ja laulda. Ja sa näed, et ta on lihtsalt tore mees. Ja nad on nagu, mida sa sellest arvad? Või ta ütleb, vaata, mina sellega ei tegele. Kaan tegeleb. Ma arvan, et see annab vastupidise tulemuse. See pöördub vastu, sest see on lihtsalt nii tore tead. Ja nad ei saa vaenulikkusest aru. Jah. Ma arvan, et on ka oluline märkida, et eelmisel aastal, me alati ütleme, et saame telehääletusel publikult palju hääli, aga žüriile me ei meeldi. Eelmisel aastal nägime seda. Eelmisel aastal ei andnud žüriid Juvalile palju punkte. Sel aastal ei olnud ainult telehääletus see, mis meile tõesti hääli andis.
žüriid andsid meile tõesti häid punkte. Me lõpetasime žürii hääletuse, ma arvan, rohkem kui 2-kordse tulemusega. 6 rohkem kui 2-kordne žürii häälte arv. Jah. Ja muide tead, nii see peakski olema. Sest kui sa kõiki laule kuulad, ausalt öeldes meil oli tõesti. See aasta oli täielik katastroof. Wow, see oli nii kuum. See oli nii kuum. Vaheosa, kuulamiskõlbmatu. Kuule, sul on maailmas parimad laulukirjutajad Suurbritannia. Miks te sellisega välja tulete? Mul on sellest mehest nii kahju. Harry jättis ta tõesti maha. Ta oli omaette, täiesti üksi, Taani võttis ta omaks ja Nii see oli. Kas sa nägid seda videot? Ta lihtsalt istus üksi putkas. kus klatš oli? Nad olid nagu... Tule juba! See oli nii halb. Aga Suurbritannia, ma mõtlen, te olete ju Beatlesid loonud. Jumala eest ei suuda teha head Eurovisiooni laulu. See laul oli nagu, ma ei tea, mis see oli. See oli nagu Lõvi kuningas ja plekk mees. Ma ei tea, igatahes see on lihtsalt kohutav asi. Aga see lihtsalt näitab, ma arvan, et see, mida sa ütlesid ja mida sina ütlesid, on tõsi. Võib-olla on need vihkajad, kes teevad kõige rohkem kära. Jah, aga enamik inimesi lihtsalt ei hooli. Ja nad tahavad lihtsalt kuulata lauluvõistlust. Ja nii peakski olema. Me tahame tegeleda ainult lauluvõistlusega. Me ei pea tegelema kogu selle draamaga selle ümber. Ta on ilus laulja, ta on suurepärane, imeline noor inimene. Las nad laulavad ja hinnakem neid laulu järgi, milles ma arvan, et sul on õigus, Adi. Ma arvan, et sel aastal jõudsime sellele lähemale. Ma arvan, et võib-olla inimesed on sellest kõigest väsinud. Jah, ja ma arvan, et just see ongi. Inimesed on lihtsalt nagu, lähme edasi. Jah. Väsinud sellest ja isegi see kutt Palestiina lipuga on nagu, läheb hoogu. Nagu ma teen oma osa ära. Hoia telefon üleval. Nüüd, kui rääkida inimestest, kes teevad lärmi, siis meie oma Bellamy Bellucci, kes tuleb varsti tagasi Iisraeli, tegi midagi üsna julget. Ta pani kefiehi pähe ja läks salaja New Yorgis toimunud Nakba paraadile. Vaata seda. 16. mai 2026, Bay Ridge, New York. Ma läksin salaja täielikult kaetuna, et saaksin osaleda protestil, mis mälestas Nakbat. Ma pole kunagi midagi hirmutavamat kogenud. Pidin seisma rahva hulgas, kui nad hüüdsid. Intifada, intifada, surm IDF-ile. Kurat sionistid. Tead, sionism ei ole. Ja seal olid juudid Taaveti tähtedega ja kefiehka. See oli midagi, mis oli kehaväline kogemus ja mida ma siiani üritan mõista. Aga kõige vastikum osa sellest on see, et nad on oma tegevuses väga võimsad ja saavad tehtud selle, mida nad tahavad. Siil oli teismeline poiss, kellel oli minu arvates Hezbollah lipp. Ma interveerisin üht poissi, kes oli ausalt öeldes sisuliselt Hamasest, sest tal oli peas vastav peapael ning tal oli seljas dressipluus ja pusa, mis ülistasid Yahya Sinvari. Ja ta teadis täpselt, mida ta ütles. Ta teadis täpselt, millest ta rääkis. Võit, mis toob vabaduse mitte ainult Palestiinale, vaid ka läänele. See on kohutavalt hirmutav aeg elus olla, eriti kui sa elad New Yorgis ja oled juut, ning lihtsalt teeskled, et see vaibub. Või kui ma hoian madalat profiili või midagi sellist. Las ma ütlen sulle nüüd. New Yorgiga on kõik. See on läbi. Wow. Mu jumal, see on üsna sünge ja pessimistlik hinnang. Adil, sa oled viimased paar kuud mööda maailma ringi reisinud. Mida sina sellest arvad? Olukord Ladina-Ameerikas, kus ma peamiselt reisisin, on kindlasti teistsugune kui see, mida me praegu New Yorgis näeme. See on vihkamisliikumine. See on vihkamisliikumine, mis suutis end kogu maailmale mingi humanitaarse eesmärgina maha müüa. Täpselt nagu ta kirjeldas, tead, mida me nendel meeleavaldustel näeme. Need ei ole rahukutsed ega üleskutsed ühtsusele. Sa arvad, et see on rahu nimel, isegi kui. Ei, me oleme sellest juba kaugel. Jah, need on Hezbollah lipud, need on Hamasi lipud ja isegi kogu see narratiiv, tead, Nakba paraadist. Mis on Nakba? Mida täpselt nad mälestavad? Kui me räägime, siis Nakba tähendab araabia keeles katastroofi. Jah. Mida meie peame oma katastroofiks, holokausti, tead, kui me seda mälestame, siis näed, et need on mälestusvalved. See on, tead, inimeste kokkutulek, räägitakse sellest, kuidas me ei tohi kunagi lasta inimkonnal enam sellesse punkti jõuda.
mida nad neil meeleavaldustel hüüavad, on hoopis midagi muud. See on täpselt vastupidine. See on üleskutse juutide genotsiidile. Seda nimetavadki nemad oma katastroofiks. Ebaõnnestunud genotsiid. Juutide vastu, täpselt, just, see ongi. Neile, kes ei tea, nad kurdavad selle üle, et nad ei teinud mõne aasta jooksul pärast holokausti teist juutide genotsiidi. See ongi see kahetsus. Me ei tapnud kõiki juute ja neil õnnestus luua oma riik. Ja nad on selles osas nii otsekohesed, tead küll, ma ei saa aru, kuidas inimesed selle õnge lähevad. Kuidas inimesed sellest läbi ei näe? Sest nad on olnud väga kavalad selles, kuidas nad seda müüvad. Ja nad müüvadki seda. Ma istusin eile maha kellegagi, kes on väga teadlik. Ja ta ütles põhimõtteliselt, et nad pöörduvad inimeste poole, kellel puudub kuuluvustunne, kogukond, enesehinnang. See on noor põlvkond. Keegi, keda vihata. Patoinas, keegi, keda süüdistada. Põhjus, miks maailm on selline. Kui sa vaatad maailma ja näed, et asjad vajavad parandamist, siis sul on valik, eks. Sa kas töötad kõvasti ja leiad eesmärgi, millele saad pühenduda. Ma olen seda ise teinud. Kes ma olen? Mis on minu väike osa, mida ma saan maailmas parandada? Või sa istud lihtsalt ja ütled, et nende pärast on asjad halvasti. Ja siis ei pea sa midagi muud tegema, kui selle inimese peale karjuma, eks. See on väga laisk. See on laisk, see on intellektuaalselt nagu pankrotis ja see teeb väga lihtsaks olla populaarne, süüdistada kedagi teist ja võtta 0 vastutust. Ma mõtlen, on väga lihtne mõista, miks nad seda teevad. 0 vastutus on siin väga oluline, sest nendel protestidel, nagu Bell ja Bellam ütlesid, on nad praeguseks nii julged, nad tulevad lihtsalt lippude ja terrorismimeenetega. Mida nad ei tee, on kogu loo rääkimine. Nakba juhtus sõja tõttu, mille nemad alustasid. Ja kuidas sa saad seda siis taganutta? Iga viimane kui asi. Täpselt. Kas sa tead, millise sõja sa alustasid? Täpselt. Sa kurdad, et kaotasid sõja, mille ise alustasid. Ja mina peaksin selle pärast ka veel kahju tundma. Ma ei saa aru. Nad ei räägi siin kogu tõde. Noh, nad ei saagi. Täpselt. Sest siis ei oleks neil toetust. Nii et nad valivad ja võtavad ainult teatud osi sellest. Vaata, inimesed on sõdade tõttu läbi ajaloo kodudest välja aetud. See polnud esimene kord, see polnud viimane kord. Ja see ei jää ka viimaseks korraks. Ei. Aga nad ei räägi kogu lugu. Kas on kurb, kui keegi peab oma kodust lahkuma? Muidugi. See on kurb igal pool, kus see juhtub. Ja. Aga nad ei räägi kogu tõde. Nemad alustasid sõda. Sa ei saa taga nutta kaotatud sõda, mille ise alustasid. Täpselt. Aga nad ongi seda kogu ajaloo vältel teinud. Põhimõtteliselt tahavad nad, et me unustaksime, et nad kogu aeg alustavad sõdu ja kaotavad need. Ja kuidagi on see maatükk, mille me seaduslikult vallutasime sõjas, mida me ise ei alustanud, igal pool mujal seaduslik. Sest sõja alustamisel peaksid olema tagajärjed, kui sa selle kaotad. Nii see elu käib. Ja kuidagi tahavad kõik neile selle andeks anda. Ja lisaks sellele ei arvestata üldse meie julgeoleku vajaduste ja ohtudega. Neid ei huvita. Jah, nende arvates pole meil siin üldse vaja olla. Ja isegi kui nad tunnistavad, et Hamas alustas, siis oli palestiinlaste Araabia juhtkond juba 1948 aastal, kes sõda alustasid. Nad ütlevad, aga mis valik neil oli? Mis valiku nad tegid, eks? Muidugi, ikka veel üsna. Nad viitavad Araabia kogukonnale, kes jäi siia ja elab nüüd head elu. Nii et neil oli valik ja nad tegid õige valiku. Teie valisite valesti. Te panustasite valele hobusele. See oligi Nas Daily. Ma ei tea, kas sa nägid tema videot. Mina nägin Nas Dailyt. Tal on praegu nii palju käsil. Muidugi on tal. Ta on meie kasuks välja astunud. Ma ei oodanud seda temalt kunagi. Nii et ta võttis, ma arvan, et see oli Mandani New York. Mandani säuts, mis rääkis nakbast. Interveeris New Yorgi elaniku, kes koges nakbat. Aga tegelikult mitte. Aga noh, mis seal ikka. Ja siis ta tuleb ja ütleb, okei, ma segan seda narratiivi. See on nagu minu külavanemad. Ta on Iisraeli araablane. Minu külavanemad ütlevad lahku. Ja, lahku. Ja nüüd räägime sellest, kuidas nad välja aeti. Ta ütleb, see on tegelikult väga hea postitus. Ja ta saab sellest palju kriitikat, siis kõik nimetavad teda kollaborandiks või millekski selliseks, kuna ta lõpuks ütleb, vabandust, jah, ma olen palestiinlane ja ma olen iisraellane. Ja see on tõde. Ja mida ta põhimõtteliselt ütleb, on see, et ohvri mentaliteedist aitab juba. Kui kaua saab olla ohver? Ela oma elu edasi, liigu edasi. Jah, sa ei saa ajalugu tagasi pöörata. Just seda palestiinlased ja nende eesmärk nii väga tahavadki. Ajalugu tagasi pöörata. Ajalugu ei lähe tagasi. Asjad liiguvad edasi.
aga Nasiriga ta ei olnud ainult neie poolel, vaid ta oli tõe poolel. See on lihtsalt tõde sellest, mis juhtus. täpselt. Kui ma üles kasvasin, oli mu isal hea sõber, kes oli ka tema autojuht. Ja ta oli araablasest Iisraeli kodanik vanalinnast. Ja ta rääkis meile, et sellel ajal ta ei ole enam elus, aga tol ajal, kui mina olin laps, oli ta juba üsna vana mees. Rääkis ta meile, et jah, nende juhid ütlesid neile, et nad peaksid lahkuma ja mõned ei lahkunud. Ta ütles, et tema vanematel oli väike kohvik. Me küsisime, miks me peaksime lahkuma. Me lihtsalt panime kohviku kinni ja ootasime, kuni olukord möödub. Josef Hadash ütleb sama asja. Neile öeldi, et nad peaksid lahkuma, aga tema perele kuulub maa siiani, sest ta ei lahkunud. jah, isegi kui sa vaatad neid meeleavaldusi, siis neile meeldib loetleda kõiki neid külasid, mis sionistide poolt etniliselt puhastati. Kui sa neid külasid vaatad ja tõesti süvened, siis näed külasid, mis asuvad üksteise kõrval, okei? Näiteks Deir Yassin, mille kohta on terve narratiiv. Neil on terve Deir Yassini veresauna lugu. Ajaloo põhjal teame, et selles külas varjasid end Süüria-Araabia võitlejad. Ja nad ei võidelnud ainult juudi relvarühmitustega, vaid tulistasid ka autosid maanteel number 1. Muidugi. Olgu, ja siis otse Deir Yassini ees on Abu Ghosh. Ja Abu Ghosh on tänaseni üks kõige õitsvamaid, kõige õitsvamaid ja sõbralikumaid kohti. See on alati nii olnud. Iisraeli juudid, araablased, kõik käivad seal hummus söömas, kõik on seal sõbralikud. Täpselt, jah. No ütleme täpselt seda, mida sa tead. Tõde on seal. Jah, kõik uudised on seal. Aga jah, aga nad tegid valedest propagandat, samamoodi nagu natsid. Ja seda peamegi alla neelama. Ja ma mõtlen, Bellami läks sinna väga vapralt. Ta pani pähe keffihe, ei jõua ära oodata, et seda näha. Jah. Et minna varjatult kohale. Olen kindel, et ta näitab varsti kaadreid. Aga enne kui läheme oma lemmikrubriigi nädala närukael juurde, tahaksin teha väikese reisi Gazasse. Sest võib-olla inimesed lõpuks mõistavad, et ei, Hamas ei kavatse ise relvi maha panna. Milline üllatus? Nad ei pane ise relvi maha, sest nad ei saa. Neil pole mingit kavatsust terroristidena tegutsemist lõpetada, sest Skorpion ei saa lõpetada olemast Skorpion. Nad lihtsalt ei saa. Ja nüüd räägib Hakabi sellest, et võib-olla peab Iisrael ikkagi sekkuma. Kes siis tegelikult relvituks teeb? Ma ei tea. Võib juhtuda, et ainus, kes on valmis seda tegema, on Iisraeli kaitsevägi. Kui see juhtub, siis üks asi, mida ma loodan, palvetan ja nõuan, peab sellega kindlasti kaasas käima. Maailm ei saa hukka mõista Iisraeli selle eest, mida ta ise ei julgenud teha, nimelt Hamasi mahavõtmise eest. Nii et kui Iisrael jääbki ainsaks, kes on valmis tegema seda, mida kõik peavad vajalikuks Gaza tuleviku nimel, siis ma loodan, et maailm tänab Iisraeli selle eest, mitte ei mõista neid hukka. Ariel, sa olid sõdur. Mis olukord siin on? jah, nii nagu sa ütlesid, kas me oleme üllatunud? Ei. Me ei ole üldse üllatunud. Oleme seda rääkinud juba algusest peale, kui hakati rääkima, et võib-olla saadetakse Indoneesia, Araabia Ühendemiraatide, Saudi Araabia ja Aserbaidžaani väed Gazasse ja nad relvitustavad selle. Ole nüüd. Kes tahab tegeleda Hamasega? Kes tahab, mitte keegi ei taha nendega tegeleda. Meil ei ole valikut. Täpselt nii. Meie oleme ainsad, kes mitte ainult ei suuda seda teha, vaid ka tegelikult tahavad seda teha. Ma ei tea, kas me tahame. See on suur asi teada. Siiski me peame seda tegema. Väga suurelt, aga me saame aru, et me peame seda tegema. Teist valikut ei ole. Hamas ei loobu ise relvadest. Kuulge, me räägime inimestest, me räägime liikumisest, kelle põhikirja esimeses artiklis on Iisraeli hävitamine. Kohtupäev ei saabu enne, kui moslemid võitlevad juutidega ja tapavad nad kõik ning puud ja kivid. Siin, kõikjal mujal. Sa oled endine seersant, oled reservis. Mida sina arvad? Huvitaval kombel teenisin ma lahkulöömise ajal. Wow. Nii et minu jaoks on drink täis saanud. Wow. Ja ma mõtlen, nagu sa ütled, kas keegi arvas, et keegi teine peale Iisraeli kaitseväe suudaks Hamasi ohjeldada? Millest me räägime? Ma arvan küll, aga see on siiski murettekitav, sest kui me tõesti selle ette võtame, ma mõtlen, me oleme juba palju teinud. Neil ei ole enam rakette nii nagu varem. Ja samuti me näeme ka uut tüüpi relvarahu. Me näeme relvarahu, mis on hea inimestele, tähendab tsiviilisikutele meie poolel, ükskõik kummal poolel, Liibanonis või kus iganes. Aga Iisrael teeb endiselt sihtlööke. Ja me tapsime uued
Üks neist, mis ta nimi oligi, ma unustasin. sõjaväejuht. Jah, on küll. Sisuliselt viimane vanast kaardist. Senvari venna asendaja. Põhimõtteliselt. Täpselt nii. Nii et me näeme uut tüüpi relvarahu, kus enamasti see püsib. Ja see on hea tsiviilelanike jaoks, aga me siiski teeme sihitud rünnakuid, mis aitavad sellel tulevikus mitte korduda. Ma ei usu, et keegi peale Iisraeli kaitseväe suudaks seda teha. Aga ma lihtsalt ei tea, kuidas see tegelikult välja näeb ja kui palju inimelusid me kaotame ja see teedki mulle muret. Muidugi, absoluutselt, sest nemad on rohkem piiratud, mis tähendab, et ka tsiviilisikud on rohkem piiratud. Ja see on probleem, sest erinevalt sellest, mida nad meie kohta räägivad, me ei sihi tsiviilisikuid. Või me teeme kõik endast oleneva, et vältida tsiviilisikute sihtimist. Olgu. Noh, sellega seoses. Ja me oleme juba palju läbi elanud. Vau, Hiina, Gaza, Eurovisioon, see on nagu teine planeet. Hästi. Ja nüüd meie kõige lemmikum osa, nädala sitapea. Adiel, sinu esimene nädala sitapea. Kuidas sa end tunned? Olen selle üle väga elevil, minu lemmikosa saatest. Minu selle nädala sitapea või sitapead on kõik need Iisraeli vastased Eurovisiooni fännid TikTokis. Igal aastal tulevad nad jälle välja ja alustavad kogu selle värgiga. Sa tead küll vandenõuteooriatega, kuidas Iisrael olevat hääletust võltsinud ja kõike seda. Aga minu lemmikasi, mida nad ütlevad, on eelmisel aastal ütlesid nad, et Austria päästis meid. Nüüd ütlevad nad, et Bulgaaria päästis meid. Ja ma mõtlen, et mille eest teid päästeti? Mille eest? Ma tõin ka ühe näite, mida saate näidata. Nagu näete, nad ei ütle, vaadake, kuidas me vaatame, kuidas Bulgaaria võidab. Nad kirjutavad hoopis, vaadake, kuidas me reageerime sellele, et Iisrael kaotab. Kas sa tulluks läinud? See lihtsalt ei kõla õigesti. Kaotajad, te ei tähista seda, kui riik võidab. Te tähistate seda, kui riik kaotab. See kõik on minu jaoks hullumeelne. Ja kõik kommentaarid on sellised, et jah, me oleme päästetud. Sa näed, kui privilegeeritud ja eluvõõrad need inimesed on. Yeah. Mis on need inimeste keskmine vanus, kes selliseid asju teevad? Ausalt. Mul pole aimugi. TikTokis olid varem palju nooremad inimesed ja nüüd näed, et inimesed panevad vanuseks 25 ja rohkem, 30. Ma ütleksin, et see ulatub kuni 60-ni välja. Ma mõtlesin, et jah, ma olen kade sinu peale, et sa ei ole osa sellest solgiaugust. Mu elu on juba niigi piisavalt raske sellega, jah. Sina saad sellega hakkama. Nii et jah, need ongi minu jabud. Hankige endale elukutid. Tulge reaalsusesse tagasi. Meie tead, me oleme õnnelikud. Nagu sa ütlesid, me oleme õnnelikud, et saime teise koha. Me ei vaja esimest kohta. Ja nüüd liigume edasi. See on sinu iseloom. Sest meie liigume edasi ja need kaotajad jäävad toppama. Sest nad ongi kaotajad. See oli hea. Jyoti, aitäh, et olid meie TikToki korrespondent. Ja päästsid meid südamevalust, et me ei pidanud ise liituma. Jumal küll. Shoshana, kes on sinu teadlane? Tere, värdjad. Ma kordan, värdjad. New York Times, kes ei jäta kunagi kasutamata võimalust Iisraeli mustata ja ei räägi sellest, mis siin tegelikult juhtus. Nii et nad tulevad välja sellega koera vägistamise laimuga, millest me hiljem räägime. Ja nad ei räägi tegelikult Hamasi seksuaalvägivallast, mitte ainult iisraellaste, vaid ka palestiinlaste vastu. Gazas elavaid naisi kasutatakse ära, kuigi nemad tahavad ainult toitu. Nad tahavad hoolitseda oma laste eest. Nad tahavad lihtsalt oma laste eest hoolitseda, aga neid rünnatakse seksuaalselt. Neid vägistatakse lihtsalt selleks, et nad saaksid oma laste eest hoolitseda. Ja New York Times, nüüd pole teil midagi öelda. Ja siis peavad nad kogu selle Eurovisiooni jamaga tegelema. Ja ma ei tea, kas selle esiküljel, sest ma ei loe New York Timesi, aga ma nägin seda X-is, Twitteris, et nad olid nagu, unustasin, kuidas nad seda ütlesid. Iisraeli pehme jõud, Eurovisioon, selle väänamine. Nagu judaismis on selline mõiste, et sul on elus teatud arv sõnu ja sa ei tohiks neid raisata. Ja mulle tundub, et New York Times on raisanud kõigi sõnu, trükkides igal pool jama. See mõte, et sa võtad aega ja paned oma nime millegi taha, et me oleme Eurovisiooni ära ostnud.
hangi omale elu. See pole ainult TikTokis muidugi. Need inimesed, kaotajad, on ka New York Timesis. Nad on nii kadedad, nad lihtsalt ei saa aru elust, maailmast ega sellest, mis on oluline. Ja selle asemel, et rääkida päriselt kannatavatest inimestest, vingud see Eurovisiooni häälte üle. Sa ei vaata isegi Eurovisiooni, jumala eest. Sa oled Ameerikas. Jah, ma vihkan neid ja nad süüdistavad meid selles, mida iga riik teeb. See on nagu öelda, et Iisrael teeb turismikampaaniat. Issand jumal, kuidas te julgete? Ei tõesti, see ongi sama. Mida nad siis teevad? See sõnade hulk, mida nad Iisraeli ja juutide kohta välja valavad, on uskumatu. Kui sa oleksid 20 aastat tagasi seda öelnud, keegi poleks sind uskunud. See on jah, Goebbels. Ja ma jätkan oma plaaniga teha Joseph Goebbelsi antisemiitlikku propagandat. Auhind, me teeme seda väga varsti. Olgu. Rakel, kes on siin tõbras? Kui jääda New Yorki juurde, siis minu selle nädala tõbras on Mamdani, praegune New Yorki linnapea. Samuti, korduvad kordused. Samuti. Kahetsuslaulja. Ja põhjus, miks ma sel nädalal tema valin, on mitmeid asju. See on lihtsalt nii naeruväärne. Esiteks, kui ta kandideeris, mõtlesin ma esmalt endamisi, et mitte keegi, kes on täie mõistuse juures, ei hääleta selle mehe poolt. Ilmselt ei pruugi suur osa New Yorgist olla täie mõistuse juures. Jah, nii et ta valitaksegi. Ja ma mõtlesin endamisi, tead, mõnikord valimiste ajal, valimiskampaaniad pole mulle võõrad. Tead, nad räägivad palju asju, nad teevad palju asju. Siis saad võimule ja saad aru, et hei, ma pean nagu, tead küll. Olema see, jah. Täpselt. Näita talle koha kätte. Kui nii võib öelda, ma pean sildu looma, tead küll, suhteid parandama, aga tema teeb vastupidist. Ja. Hiljuti tuli ta välja selle naftavideoga, millest me rääkisime. Ja. Mis sel New Yorgiga pistmist on? Mis sel sinuga pistmist on? Ta ei ole Palestiina päritolu. Mis see sinuga üldse seotud on? Samuti igas videos, mille ta postitab, hoolitseb ta selle eest, et siin oleks keegi, kellel on keffiie peas. Täpselt. Nagu mille linnapeas enda arust üldse oled. Ja lisaks sellele teine asi, mis tõesti, tead, see on isegi naljakam, kui sa tahad seda musta huumoriga vaadata. Aga asi, mis mind tõesti muretsema pani, oli see, et ta ütles, et protestijad protestivad sünagoogi ees. Ja ta ütles, et uus reegel on 50 jalga. Kas sa tead, kui palju on 50 jalga? See on umbes siit kuni stuudio ukse lõpuni ja kõik. Kas sa kujutad ette neid proteste, millest Bellamy just rääkis, kus nad hüüavad juutide vastu genotsiidilisi loosungeid? Yeah. Nad kannavad endaga terroristi ülistavaid esemeid ja see on juba liig, kui seda tehakse palvekoja ees. Nagu sa oleksid nüüd linnapea, sa ei ole enam aktivist, sa ei ole räppar või mis iganes enne oli. Sa oled nüüd linnapea. Ebaõnnestunud räppar. Sa ei saa seda teha. East New Yorgis on horde ja ma nimetan neid hordes nendeks protestijateks, nendeks rahutust tekitavateks inimesteks, nendeks karjuvateks naisteks, kes liiguvad mööda Williamsburgi väga juudi piirkonnas, nagu poleks seal kedagi teist peale juutide. Nad tegid just palvuse ühe juudi kooli ees Brooklynis. See ongi asi. Sa võid olla pühakoja, näiteks sünagoogi ees 50 jala kaugusel. Aga koolide või elurajoonide kohta reegleid pole, mis tähendab, et nad võivad tulla otse ukse ette, kui mitte isegi sisse. Me nägime neid videoid peresid oma verandadel. Eks? Oma majas. Jah, täpselt. Nende ees. See ongi põhjus, miks ta minu jaoks ongi tõbras, sest nüüd oled sina linnapea. Mind ei huvita, mis su ideoloogia on. Sa oled linnapea. Sa pead olema kõigi inimeste linnapea ja see lihtsalt ei ole okei. Kas sa kujutad ette, kui see oleks 15 meetri kaugusel mošeest? See oleks üle kogu maailma uudistes. See oleks igal pool. Üle kogu maailma. Täpselt nii. Ma arvan, et see ongi see, mida inimesed peavad teadma. Esiteks, tubli töö, aga teiseks, ma arvan, et lääne ühiskonnas on palju asju, mida inimesed tõesti ei taha mõista. Me oleme nii harjunud sellega, et Ameerika on rahvaste sulatuskatel. Ma kasvasin seal üles. Ma armastan New Yorki. New Yorgis kuuled sa tõesti nii palju erinevaid keeli ja näed nii palju erinevaid riietumistiile ning kõik on newyorklased. Nii see oligi. Ja nüüd sa ei saa aru, et need inimesed, kes sisse kolivad, mitte kõik, aga need, kes tulevad mingi ideoloogiaga, tahavad teha New Yorgist oma territooriumi, nende oma. Vabandust, aga see on sissetung. See on illusioon. See ongi see, mis toimub, aga lääne mõtteviis ei suuda seda tegelikult mõista. Nad peaksid üles ärkama, nad lihtsalt ei suuda seda mõista. Ma mõtlen, sa nägid sel nädalavahetusel Ühendkuningriigis toimus Tommy Robinsoni meeleavaldus ja inimesed nimetasid seda vihamarssiks. See ei olnud vihamarss. Inimesed olid seal, kedagi ei rünnatud. Seal olid igasuguse nahavärviga inimesed, kedagi ei rünnatud. See oli patriootlik marss inimestele, kes kardavad oma riigi pärast. Aga lääne mõtteviis näeb seda kui rassismi. Aga kui kutsutakse üles juutide genotsiidile, siis see pole rassism.
Seda ei saa välja mõelda. Me elame düstoopias. Jah, ma nägin ka ühte mõnda videot, kus inimesed hakkasid seda Euroopas tegema. Nad lähevad näiteks antisionistide juurde. Sa võid kindlasti öelda, et nad on antisionistlikud meeleavaldajad ja nii edasi. Neil küsitakse, kas sa nõustud, et Palestiina kuulub palestiinlastele? Ja nad vastavad, muidugi, Palestiina on palestiinlaste jaoks. Aga Rootsi, kas Rootsi peaks kuuluma rootslastele? Ja siis nad ütlevad, ei, see on rassistlik. Ei. Sa ei tohi seda öelda. Sa võid, see on nagu valgete ülemvõimu pooldajad. Mulle meeldib see, mulle meeldib see, mulle meeldib see, mulle meeldib see, sest nad on ausalt öeldes ainult pealispinnalised. Nende loogika on pealiskaudne. Noh, mis iganes, siin me oleme. Ilmselt 30ndate Berliin, olgu. Nüüd minu nädala tõbras ja aitäh, et sa ei läinud minu tõbraste territooriumile. Sa olid väga tubli ja ma armastan sind selle eest. Kas see on Nicholas Kristof New York Timesist? Nüüd, kes on Nicholas Kristof? Ta on ajakirjanik, kes tegi head tööd Aafrikas genotsiidide kajastamisel. Ma arvan, et see oli Darfuri genotsiid ja ta sai selle eest auhindu. Aga ta on alati olnud äärmiselt ebaõiglane ja kriitiline Iisraeli suhtes, nagu paljud New York Timesi ajakirjanikud. Aga see ületab tõesti kõik piirid. Eelmisel nädalal ilmus artikkel, nagu Shoshana ütles, vahetult enne seda raportit, mille ta nii pühendunult ja nii raske tööga valmis tegi. Kohav El-Kaham tegi raporti kogu naiste ja meeste vastu toime pandud seksuaalvägivalla kohta 7. oktoobril. Ja ilmselt olid nad, nagu sa ütlesid, pakkunud seda lugu New York Timesile. New York Times ütles ei, miks? Sest nad tahtsid päris loo ja päris tõendite asemel avaldada võltsloo ja võltsitud tõenditega. Ja Nicholas Kristof oli see mees. Ja see on väga oluline. Nad ei kajastanud seda uudisena. Ta kirjutas selle arvamusartiklina. See oli arvamusartikkel. Ja mida see arvamusartikkel ütles? See ütles muu hulgas ilma igasuguste tõenditeta, ainult kuulujutud, tead küll, et Iisraeli armee, pea nüüd vastu, treenib koeri vangide vägistamiseks. Olgu, ma ei ole siin bioloog ega arst. Aga kas keegi tõesti arvab, et koera saab õpetada vägistama? Ma olen koera omanik. No, kas keegi? See on kõige absurdsem asi üldse. Aga ilmselt järgneb see pikale loomadega seotud süüdistuste jadale. Ja las ma loen teile osa sellest ette. Iisraeli spioondelfiini väide. See on minu lemmik. Gaza 2015 Hamasi seotud allikad väitsid, et nad tüüdsid kinni delfiini, kellel oli paigaldatud jälgimisseadmed ja kes oli väidetavalt Iisraeli poolt saadetud Gaza mereväerajatisi luurama. Olgu. Iisraeli spioonhai süüdistus. Egiptus 2010. Pärast hairünnakuid Sharm el-Sheikhi lähedal, jah, sealkandis on haid. Egiptuse ametnik väidab, et raketid võisid olla Iisraeli poolt kaugjuhitavad, et kahjustada Egiptuse turismitööstust. Olgu, jätkame absurdidega. Iisraeli spioonkaelus kotkas. Jah, ilmselt tuli see uudis Saudi Araabiast 2011 aastal. Tel Avivi ülikooli teadlaste poolt märgistatud kaelus kotkas leiti Saudi Araabiast koos jälgimisseadmega. Kohalikud teated väitsid, et tegemist oli Iisraeli spiooniseadmega. Tegelikult võisid need olla lihtsalt taimekasvatajad, kes tahtsid teada, kui kaugele lind võib lennata. Aga ei, miks mõelda loogilisele lahendusele? Iisraeli spioon kotkas Sudaanist aastast 2012. Iisraeli teadlaste varustusega varustatud märgistatud kotkas peeti kinni pärast seda, kui Sudaani meedia tõstatas spioonikahtlused. Olgu, nüüd metssea-rünnakud. Metssea on metsik siga. Palestiina ametnikud on erinevatel aegadel süüdistanud Iisraeli selles, et nad lasevad metssead Juudamaa ja Samaaria läänekaldale, et kahjustada saaki ja hirmutada elanikke. Uudiste teade. Metsesead on üle kogu riigi. Ma just tulistasin ühe oma kinga juures väljas. Nad näitavad täpselt, aga Shemeshi ümbruses on tegelikult palju metsikuid härgi. Väide on endiselt vaidlustatud, neid pole kunagi tõendatud. Milline üllatus. Ja see viimane võtab küll krooni. Sest kui on midagi salakavalamat, kui väita, et Iisraeli vanglate amet kuritarvitavad seksuaalselt vange,
siis pole midagi, mis oleks tõest kaugemal. Nii palju, et oli üks hull vasakpoolne doktorant, kes kirjutas väitekirja, milles väitis, et iisraellased on rassistid, sest me ei vägista. Me oleme ainus armee maailmas, kes seda ei tee. Ja nii, kui sa ei vägista, oled sa rassist. Ja kui sa vägistad, siis sa ei vägista lihtsalt tavalisel moel. Ei, sa treenid koeri vägistama, sest mõtleme kõige absurdsemale asjale. Lähme Joseph Goebbelsi antisemiitliku propagandakooli, selle prussaka omasse. Jah, just sinna. Mõtleme, kui hulluks see võib minna. Ja siis kinnitatakse seda lugudega, kõige hullematest, nendest. Okay, the worst. From? Terroristidelt. Jah, just nende käest me neid lugusid usaldame. Ja on olemas üks mittetulundusühing nimega, ma ei tea, EL midagi. Ja nemad on ka see organisatsioon, kes ei esita tõendeid. Nad lihtsalt kordavad terroristide Hamasi vangide ütlusi. Nii et see kõik artikkel, mis on kirjutatud kohutava valega, mis on veresüüdistus, sest midagi jälgimata ei saa olla. Ja seda mehelt, Nicolas Christophilt, kelle kohta me nüüd avastame, kuigi ta on sellest varem rääkinud, et tema isa oli nats. Jah, tema isa oli tegelikult sõja ajal Saksa armees. Ta ei olnud SS-is, ei, aga ta oli sõjas, Wehrmachtis. Teise maailmasõja ajal oli ta ajaloo valel poolel. Nii et ilmselgelt õun ei kuku puust kaugele. Ja nüüd projitseerib ta seda ning võtab kasutusele Joseph Goebbelsi antisemiitliku propaganda suhtumise ja on selle toonud New York Timesi. Ja New York Times on selle kaitsmisele veelgi rohkem rõhku pannud. Täpselt nii. Ja mulle meeldib alati tema vastus, millel on õnnelik lõpp. Meie, Iisraeli riik, kavatseme New York Timesi kohtusse kaevata. Ja ma loodan, et nad kaevavad nad kohtusse kogu selle kahju eest, mida nad on põhjustanud. Ma loodan, et nad võidavad. Meil ei ole midagi varjata. Inimesed ütlevad, et me peame tõendeid esitama. Fuck asja, tule meie vanglatesse. Ja sa näed, kuidas vangid saavad kraade ja lõbutsevad meie vanglasüsteemis. Ja sinu valed paljastatakse sellistena, nagu need on. Ja ma loodan, et me kaebame su nii suure summa peale kohtusse, et see viib su väljaande põhja, mis on nüüd muutunud natside propagandaleheks. Ja koos president Trumpiga, kes kaebab BBC kohtusse, võib-olla algab uus ajastu tõelise ajakirjanduse jaoks. Nii et Nicolas Christoph, sinu isa oli nats, sina oled minu nädala tõbras. Olgu! Wuhuu! Vau! Ma ei suuda. Iga nädal ütlen ma sama asja. Ja. Aita mind, Jumal, olgu. Sõnad puuduvad. Ei, sõnad puuduvad. Ja sellepärast puhastamegi oma hingi igal nädalal nädalakangelastega. Rakel, alustame sinust. Kes on sinu kangelane? Minu nädala kangelane on seotud millegagi, mis on mulle väga südamelähedane. Kui ma olin armees, olin ma üksik sõdur, sest mu vanemad ei olnud tol ajal siin, vaid Ameerikas. Ja nad ei saanud tagasi tulla. Ma ei tahtnud oodata ega teenistusest kõrvale jääda, nii et ma tulin tagasi. Igal aastal tuleb tuhandeid ja tuhandeid üksiksõdureid üle kogu maailma, et riiki teenida. Ja. Seega tahan ma esile tõsta kedagi nimega Major Lee Oršelik. Ja ta on nii paljuski imeline inimene. Ta on ka 4 lapse ema. Vau. Ta oli sotsiaaltöötaja. Ja nüüd on ta üksikute sõdurite osakonna ülem Iisraeli kaitseväes. Ja tal on algatus, mille eesmärk on pakkuda palju rohkem tuge üksikutele sõduritele üle kogu riigi. Erinevates riigi piirkondades on erinevad üksikute sõdurite keskused. Ja tema algatus on anda neile palju rohkem tuge. Samuti rahaline tugi, samuti abi selleks, et neil oleks siin olles kasuperekonnad, kõik need erinevad asjad. Tegelikult on tema kohta artikkel GNS-is, te võite seda lugeda. Tahtsin lihtsalt tema tööd esile tõsta ja samuti neid üksikuid sõdureid, kes tulevad igal aastal oma sünnimaalt siia, et teenida kodumaad. Ja ma arvan, et see on imeline asi, mida teha. Ma tegin seda ise, nagu ma ütlesin, ja tahtsin lihtsalt teda ja tema tööd esile tõsta. Ja samuti see vaatenurk, mida ta artiklis jagas, on see, et ta on 4 lapse ema. Ja ta ei suuda ette kujutada, mida emad tunnevad, kui nende alles väga noored, sisuliselt veel lapsed teenivad siin. Ja seetõttu tahab ta olla neile see tugi ja kodutunde pakkuja.
ma arvan, et see on väga tore algatus ja ma tahtsin lihtsalt teda ja üksiksõdureid üldiselt esile tõsta. see on imeline. Kuula, inimesed ei saa aru ja sa kasvad suureks. Sa ei kasva üles Iisraelis, sest kui sa kasvad üles Iisraelis, siis tead, sa lähed armeesse. See on lihtsalt see, mida tehakse. Minu lapsed kasvavad siin üles. Aga kasvada üles suhtelises luksuses, ilma et sõda oleks igapäevane reaalsus ja otsustada kolida teisele poole maailma, et oma elu ohtu seada, on kõige imetlusväärsem asi maailmas. Ja lisaks sellele olen ma sõduri ema. Ma olen olnud 2 varasema sõduri ema. Ma tean, mis tunne see on, kui nad koju tulevad ja neil on vaja pesu pesta ning sa toidad neid ja mu tütar võtab igal pühapäeval külmkapist süüa. Kui juta ette, et sa ei lähe koju, su pere ei paku sulle sooja šabati õhtusööki ja sa ei saa oma sõduririideid koju viia ning siis lahkuda toiduga, mille ma oma tütrele valmistan. Selle toe puudumine on nii oluline, mida sellised inimesed nagu see kangelane, kelle sa meile tõid, teevad. Ja omada julgust jääda kindlaks, olla siin üksi. Ja. Me kaotasime sõjas viimastel aastatel mitmeid üksiksõdureid, tead. Nii et jah, see on minu sõjakangelane. See on imeline, see on ilus, ilus kangelane. Shoshana, kes on sinu kangelane? Minu kangelane on Kohav Elkhayam Levi ja praeguseks on ta minu sõber, sest mul on olnud au teda tundma õppida. Ta on Iisraeli inimõiguste advokaat, kes nagu meie kõik pärast 7. oktoobrit jälgis sotsiaalmeediat ja nägi neid kohutavaid pilte seksuaalvägivallast ja seksuaalsest rünnakust, mida Hamas iisraellaste vastu toime pani. Ja ta ütles, ma pean need tõendid koguma. Ma pean veenduma, et see on dokumenteeritud ja et seda nähakse õigesti sellena, mis see tegelikult on. Ja ta tuli just välja 300 leheküljelise raportiga, mida ma ei suuda lugeda. Ma ei suuda seda lugeda. Ma ütlen sulle kohe, ma ei suuda seda lugeda. Ja ma olin üks neist inimestest muide alguses, ma tunnistan seda, kes ütles, ärge näidake neid videoid, ärge näidake neid maailmale. Mind ei huvita, mida maailm teab või ei tea, usub või ei usu. Ärge näidake neid, see on liiga palju. See on iisraellaste jaoks liiga traumeeriv. Ja ma saan väga hästi aru, eriti nüüd, kui käib propagandasõda, miks inimesed ütlevad, et ei, me peame seda näitama. Aga see on nii raske isegi natukene sellest teada. Ja mida tema on teinud, ta on tõesti ohverdanud end selle nime. Jah, täiesti, sellest pole kahtlustki. Kuidas on sinu vaimse tervisega? Sellest pole kahtlustki. Aga kõigepealt ta lõi uue termini nimega genotsiid. Sellest on tõesti raske rääkida, ma tean. Mis on siis, Sellest on tõesti raske rääkida, ma tean. Mis on siis, perekonna ja sugulaste tapmine, nagu sugulased on sinu pere ja üksteise sundimine vaatama. Ja, ta koostab selle raporti, et näidata, et see polnud lihtsalt midagi, mis sõja ajal juhtus, vaid pigem osa sõjast. See oli rünnak iisraellaste juutide inimeste vastu, keda Hamas tuli üle piiri ründama ja piinama igal võimalikul moel, et meid hävitada, et juute hävitada. Mitte ainult füüsiliselt jah, vaid ta selleks, et meid inimeseks olemisest ilma jätta. Ja selle raporti koostamine selleks, et see oleks ajalooliselt dokumenteeritud, et inimesed ei saaks seda eitada, et see oleks dokumenteeritud tegelikkus. Ja see teeb New York Timesist veelgi suurema lurjuse, et nad seda ei avaldanud. Ja. Isegi mitte nii, et see tüüp saab arvamusloo koos kõige rumalamate, idiootsemate ja vaimselt haigete allikatega. Ja. Allikad. Ja. Ja kogam see võtab aastaid dokumenteerimiseks, sest me kõik teame, et kui meil pole sellest pilte ja videoid, siis maailm ütleb, et seda ei juhtunud. See võtab aastaid. Ja need inimesed, kes ütlesid, et uskuge kõiki naisi ja need, kes avalikustasid Weinsteini loo, neil pole midagi öelda. Mitte midagi. Midagi öelda pole, ei. Nii et Kožak on minu kangelane, sest ta mitte ainult ei teinud seda, vaid peab ka toime tulema maailmaga, kes seda eitab. Ja. Me andsime talle tegelikult Women of Iron Awardi novembris, ma usun, see oli detsembris. Ja juba siis oli ta selle ära teeninud. Ja nüüd veelgi enam, arvestades, mida ta on suutnud teha. Ja Kehav, sa oled meie kangelane ja maailm peab teadma, mis juhtus. Ja ma tänan sind kogu südames selle eest, et sa hoolitsed selle eest, et nende inimeste lood ei ununeks kunagi. Aamen, ta on tugev naine. Ja, ta on meedias nende lugude kohta rääkinud. Ja taas, nagu sa ütlesid, ta ohverdas end ja ta vääris Women of Iron Awardi, mille sa talle andsid Shoshana. Ja ta on imeline kangelane. Adiel, kes on sinu kangelane? Ma tean, et me oleme väsinud sinu Eurovisioonist kuulmast, aga ma luban, et see on kõik.
pärast seda ongi kõik ja mind isegi ei huvita sinu Eurovisioon nii väga, lihtsalt sellest sai nii suur asi. Ja. Nii et ma lasin end sellesse kaasa tõmmata. Aga minu nädala kangelane on Evo Herzl. Ta on Austria mittejuudi sionistlik aktivist, kes korraldas pro-Iisraeli meeleavalduse kõigi nende pro-Palestiina ja Iisraeli vastaste meeleavalduste keskel, mis toimusid üle kogu Viini. Ta tõi kokku inimesi igasugustest taustadest. Nendel meeleavaldustel nägime Iisraeli lippe, Austria lippe ja vaba Iraani lippe. Seal oli isegi Liibanoni lipp, mille kohta ma tahaksin temalt küsida, kes selle taga oli. Sest viimasel ajal kuuleme Liibanonist huvitavaid hääli. Aga see mees tõesti paistis silma mitte ainult Eurovisiooni pärast, vaid juba enne seda oli ta väga aktiivne ja häälekas Iisraeli toetaja. Minu nimi on Yvonne Herzl ja ma korraldasin siin Viinis väikese flashmobi Iisraeli toetuseks, solidaarsuses Iisraeliga. Ma ise ei ole juut. Ma olen pärit Austriast ja me teeme kokku palju mittejuute ja juute ning inimesi üle kogu maailma, et väljendada oma solidaarsust Iisraeliga. Ja saata sõnum, et Eurovisioon alati olnud kaasamise poolt ning me ei lase kunagi tõrjumise vaimul seda rikkuda. Ma tahan teile ka tema elulugu ette lugeda. Kus ma mõtlen, mis see on? Tal on temaga mingi seos. Jah, on küll. See on huvitav, sest ma pole kindel, kas see on juudi nimi. Herzli. On see ikka? Kas see pole mitte germaani päritolu või midagi sellist? Ma ei tea. Aga igatahes tema elulugu ütleb. Austria sionist lükkab tagasi parempoolsed Putini sõbrad, lükkab tagasi vasakpoolsed islamistidest sõbrad. Nagu näed, me oleme nii harjunud inimesi nägema, täpselt, me oleme nii harjunud nägema inimesi, kes on tõesti oma mõistuse kaotanud. Lõpuks ometi keegi, kellel on mõistus peas tead ja see on hämmastav. Ja me pole kunagi halvasti rääkinud, aga ma tahan sind südamest tänada. Sa oled imeline. Jätka samas vaimus, oleme ühenduses. Ma tahan Viini tulla. Bravo. Võib-olla peaksime ta siia kutsuma. Jah, ausalt, jah. Ja uurida, kas Herzl oli tema ammu kadunud vanaisa või vanaisa, kes teab? Ma tahaksin väga teada. Sa ei tea kunagi. See oleks väga huvitav. Wow, see on imeline. Noh, on hea teada, et seal on tõeliselt häid inimesi. Yeah. Ja naid on rohkem, kui me arvame. Lihtsalt vihkajad teevad rohkem lärmi. Jah, okei. Ja see viib väga kenasti minu kangelaseni. Ja seda teen ma enda ja Emily Schroederi eest, sest teda pole siin, aga ta oli ka tema kangelane. Ja ma olen temast varem rääkinud, Bill Maher. Mu jumal, kui selge saab üks mees olla. Vaata seda. Ja lõpuks uus reegel. Kuna eile oli Iisraeli sünnipäev, ta sai riigiks 14. mail 78 aastat tagasi, peab igaüks talle kas õnne soovima või tunnistama, et on antisemiit. Vabas riigis on igaühel õigus olla antisemiit, aga aitab juba Iisraeli, sionismi või Netanyahu taha peitumisest. Kui sa arvad, nagu paljud praegu arvavad, et inimõiguste osas on Iisrael kõigi aegade koletisriik, sa kas ei loe või ei hooli oma enda silmakirjalikkusest. Sest on nii palju hullemaid kohti, aga just seal me praegu olemegi. Kui pole juute, pole uudiseid. Inimesed ütlevad, et vasak- ja parempoolsed ei suuda tänapäeval milleski kokku leppida. Noh, on üks asi, milles nad on ühel meelel. Parempoolne Tucker Carlson kutsub oma taskuhäälingusse Nick Fuentesi ja holokausti eitajad ning arutleb koos nendega, kes ikkagi oli teises maailmasõjas see halb tegelane. Ja New York Times kutsub oma taskuhäälingusse supervasakpoolse Hassan Pikeri, keda nad nimetavad progressiivseks mõtlejaks ja kes ütleb sionistide kohta, neid tuleks kohelda samamoodi nagu natside, mis minu arvates tähendab, et nad tuleks Nürnbergi kohtus üles puua. Kas see ongi nüüd progressiivsus? Ju vist küll. Ja demokraadid, kus te olete? Kui ükskõik millisest teisest vähemusgrupist räägitaks niimoodi, paneksite selga kentekanga ja korraldaksite 10 heategevuskontserti. Aga kuna te näete, et nii paljud teie TikTokis ajupestud valijad suhtuvad neid Iisraeli ebasoodsalt, siis mängite neile kaasa, kui tegelikult peaksite neid parandama.
Te ei ütle oma woke idiootidele, et Iisrael ei ole kolonisaator ega apartheidi riik, ega pane toime genotsiidi. Ja et kui te need jõmpsikad peaksite veetma nädala kusagil Lähis-Idas peale Iisraeli, siis te mõistaksite, mis liberalism ei ole. Lubage mul öelda kõigile, kes küsivad minult, miks ma olen demokraatide suhtes karmim kui varem. Kuni te seda probleemi ei lahenda, ärge küsige mult enam. Ma mõtlen. Jah, tõeline moraalne selgus. Moraalne selgus. Demokraadid on tema partei ja ta kritiseerib neid, nagu ta peakski tegema, nagu iga korralik demokraat peaks, sest nad ei tee midagi antisemitismi vastu, eriti praeguse hullumeelse antisemitismi vastu. Ja tal on õigus. Täpselt seda, mida sina ütled, mida Eevo ütles. See ja see on mõlemad ühel meelel ühes asjas. Seda nimetatakse hobuse raua teooriaks. Nii et Bill Maher, ma ei suuda seda paremini väljendada kui sina. Täpselt seda, mida sa just ütlesid, aga sa oled kindlasti meie kangelane, me vajame rohkem sinusuguseid hääli. Me imetleme sind. Ja ma kutsun sind ametlikult selle platvormi kaudu Iisraeli, sest sa väärid nädalat imelises Iisraeli spaas. Igatahes. Aga ta tõesti toob selle välja, ta tahab tõesti naelapea pihta nagu... Täpselt. Sa hellitad neid selle asemel, et neid parandada. Ja ma tunnen, et see ongi see, mida ma tänapäeva vanemate puhul näen. Sama asi, nagu okei, kallis, see ongi kõik. Sa tunned, et see on tõesti tore ja imeline ja nii edasi. Aga ei. Sinu lapsed, sinu valijad, inimesed, kes sinult õpivad, nemad vajavad piire. Nad vajavad tõde. Nad peavad aru saama, mis on õige ja mis vale. Ja demokraadid on lihtsalt nagu, mis iganes, las igaüks valib oma tõe. Sellepärast nad ongi katastroof. Sest just see aitabki neil tänapäeval valituks saada. Aga Shoshanal on õigus. Tänapäeva juhtimises on midagi väga korrumpeerunud. Tegelikku juhtimist ei ole. Juhtimine ei tähenda, et teeme küsitluse, vaatame, mida kõik arvavad ja siis ütlen selle lause. Juhtimine tähendab seda, et nii peakski asjad käima. Kui oled juht, tood sa oma visiooni, oma ideoloogia, oma suuna esile. Sa ei vaata küsitlusi ja praegu ongi juhtimisest puudus. Jah, see ongi probleem, 100%. Ja siis jõuad Trumpini, kes on väga selge selles, mida ta tahab teha. Sellepärast inimesed samastuvadki temaga, sellepärast ta inimestele meeldibki. Sest tema on tegelikult tõeline juht. Ja ma ei näe ühtegi sellist demokraatide poolel, mul on kahju seda öelda. Ma ei näe kedagi, kellel oleks tõelised liidriomadused. Nad lihtsalt teevad küsitlusi ja vaatavad, mida kõik teised arvavad. See ei ole see, mida ma mõtlen. Ja sama on muide ka Ühendkuningriigis. See ei ole tõeline juhtimine. Igatahes me lõpetame veel ühe nädala ja palvetame oma sõdurite eest. Me palvetame, et meie vigastatud sõdurid paraneksid. Me palvetame, et kõiki selles piirkonnas kaitstaks. Me palvetame uue päeva eest, kus Iraanis ei oleks mürgist islamistlikku režiimi, et Iraani rahvas saaks olla vaba. Ja kohtume teiega järgmisel nädalal. Aitäh, et vaatasite!